Nüüd võtame luubi alla tervise ning räägime teemal, mis puudutab nii naisi kui mehi, noori kui vanu. Kui levinud on südamehaigused Eestis? Meil on kindlasti põhjust olla rahul, et tegelikult viimase 20-30 aastaga on südamehaigustesse suremus Eestis vähenenud märkimisväärselt, mis ei tähenda loomulikult seda, et südamehaigused Eestis üldse ei eksisteeriks. Aga me oleme tulnud suure tee ära, see tähendab muidugi ainult head. 24 000 inimest vajas arstiabi südamehaiguste tõttu eelmisel aastal. Ja neist on keskmiselt ikkagi tegemist meestega, kes on umbes 55–65 aastased ja nende inimeste aitamisele kulub umbes 60 miljonit eurot aastas. Ja tegelikult probleemiks on ikkagi see, et Eesti inimene sureb oluliselt varem kui näiteks samad eakaaslased Lääne-Euroopas. Me kõik teame väljendit mures tekkinud südamevalu, aga kas füüsiline valu on südamehaiguse sümptom? Tavaliselt rindkere piirkonna või südamepiirkonna valu ei viita raskele südamehaigusele, et enamik rindkere valudest ei ole seotud südamehaigusega, aga loomulikult, et kui meil on tegemist vanemaealise inimesega, kui inimesel on mitmeid riskitegureid, siis loomulikult nende inimeste puhul rindkere valu on sageli indikaatoriks, et tegemist võiks olla südamehaigusega ja rindkere valu kui südamehaiguse sümptom viitab alati raskele südamehaigusele, millega peaks kiiresti tegelema. Aga kui suur roll on emotsioonidel südame- ja veresoonkonna haiguste tekkimisel? See on ammu hästi läbi uuritud teema ja siiamaani ka tänapäeval seda uuritakse, aga me teame, et nii kestev, püsiv, sügav depressioon, ärevus, stress on seotud südamehaigustega. On teada, et inimesed, kes kannatavad pidevalt ärevushäirete ja depressiooni all, et nende suremus südamehaigustesse on oluliselt suurem kui neil, kes elavad sellist võib-olla rahulikumat elu. Et loomulikult kaasaegse kiire elutempo juures stress on meie kõikide selline igapäevane sõber, et oskus stressiga toime tulla on loomulikult väärt. Meil on väga tublid perearstid, kelle poole me võime alati pöörduda ja perearst tavaliselt ongi see esimene lüli, see selline esimene loogiline samm, mida astuda, et perearstid suudavad tegelikult väga hästi välistada ka ohtlikke südameprobleeme. Ja loomulikult olukorras, kus tõepoolest tekib näiteks tugev rindkere valu, mis ei möödu enam 15–20 minuti jooksul, et see on kindlasti see koht, kus tegelikult peaks mõtlema juba ka kiirabi kutsumisele ja kohe selle haiglasse pöördumisele. Ida-Tallinna Keskhaigla kodulehel on võimalik saada väga palju kaasaegset sellist lihtsat informatsiooni põhiliste südame- ja veresoonkonna haiguste kohta ja nende uuringute kohta, mida me läbi viime. Ja samamoodi me pakume ka selliseid plaanilisi rutiinseid terviseauditeid nende inimeste jaoks, kes soovivad saada täpsemat aimu oma tervisliku seisundi kohta.